Kes on homöopaatia kodukasutaja? Homöopaatia kodukasutaja eelistab looduslikke raviviise. Talle on oluline, et need raviviisid oleksid võimalikult väikeste kõrvaltoimetega või puuduksid kõrvaltoimed hoopiski. Homöopaatiat muide saab kasutada nii inimeste kui loomade peal. Eks ole, Sassu? Homöopaatia kodukasutaja on otsustanud võtta vastutuse oma tervise eest enda kätesse. Kuigi ta on alati valmis tegema koostööd arstidega, teab ta, et tegelik vastutus on alati temal endal. Mõeldaks, kui igas kodus oleks olemas vähemalt üks tervendaja, kas siis näiteks ema või isa või vanavanemate näol. Homöopaatia kasutusalad on laiad, kuid kodukasutaja saab kõige paremini hakkama olukordades, kui on näiteks näppu lõigatud või on näpus pind või on keegi pea ära löönud. Saanud äkki mõne löögi kuskile. Seega toimib homöopaatia väga hästi erinevate muhkude, muljumiste ja sinikate puhul ning ka siis, kui on tekkinud äraväänamised ja nikastamised. Homöopaatia on traumade puhul väga tõhus ja kodukasutajal ongi kõige parem ja lihtsam alustada just traumade leevendamisega. Veel võib juhtuda, et meid tabab palavik, kõrge palavik või köha, purguvalu või kõrvapõletik või on tekkinud nohu ja me peame palju nuuskama. Siinkohal ei olegi tähtis nii väga see, kas tegemist on just viirusega, gripiga või mõne lihtsama, kergema külmetusega. Tähtis on just sümptomid kokku panna ainete pildiga. Teinekord võib juhtuda, et mõne trauma käigus tekib suur šokk või ehmatus. See võib juhtuda siis, kui on tekkinud näiteks autoavarii või on saadud halbu uudiseid. Homöopaatia kodukasutaja komplektis on alati ka ained, mis sobivad šoki puhul kasutamiseks. Üks kasutusala on ka pisikesed beebid ja ka lapsed üldiselt. Mõnikord on beebidel koolikud või nad magavad kehvasti ja näiteks on tulemas mõni hammas. Selleks, et kodukasutaja saaks ennast ja oma pereliikmeid aidata, on tähtis ainete määramine. Aga see on päris lihtne. Selleks on vaja viia ainepilt kokku inimese seisundiga. Seejärel on vaja määrata aine potents ning intervall, kui tihti seda ainet anda. Ainepilt pannakse kokku Materia Medica ja Repertoriumi abil. Materia Medica on suur kogum erinevatest ainepiltidest, kus on kõik ainete kirjeldused kirjas. Repertorium on omamoodi nagu sümptomite pagas. Igal homöopaatilisel ainel on oma kindel potents. 30C on kodukasutajale kasutamiseks sobilik. Homöopaatias kehtib miinimumdoosi põhimõte, mis tähendab seda, et kui me anname korraks homöopaatilist ainet, see on justkui kiigele hoo sisse lükkamine, siis me jääme ootama,
Me ei anna rohkem hoogu juurde, sest me ei taha, et kiik üle võlli läheks. Me anname uut ainet siis, kui kiik hakkab seisma jääma. Homopaatilised kodukasutaja komplektid näevad välja umbes sellised. Ja nad on piisavalt pisikesed, et nad mahuvad käekotti ära. Üks suur kasutusala on ka kroonilised vaevused. Ning sellisel puhul on mõistlik pöörduda diplomeeritud homopaadi poole. Homopaatia on tõhus ja põnev raviviis, mis väärib avastamist ja loodan, et see video inspireeris edasi uurima. Selle video lõi Brita Aarma ja kass nimega Sassu. Aitäh kuulamast!